Tõenäoliselt neid inimesi, kes saavad öelda, et nad on lausa 22-kordsed maailmameistrid, vähemalt Eestis kindlasti ei ole palju ning rääkimata veel Eesti meistritiitlitest, kuid Viljandi vallas elav ja töötav ammulaskja just seda on. Et Eesti meistritiitleid veel 100 ei ole, et on alla mingi 70-80 sinna vahele jääb. Huvi spordiala vastu tekkis aga juba aastakümnete eest ja seda suhteliselt juhuslikult. See oli aasta 1979. Juhtusin käima ümber Viljandi järve ja nägin seal värvilist märklehte ja tahtsin teada, mis märkleht see selline on ja nii uurisingi välja ja sattusin selle ala juurde. Võib öelda, et Merike on lausa sündinud ammulaskja. Ja oligi nii, et esimesel võistlusel kohe esimene koht ja siis ei saa ju pooleli jätta, et meeldis. Maailmas on arvestatavalt ammulaskmisega tegelemas selline 30–40 riiki ning eestlased on maailmas arvestatavad tegijad. Ja meil on 2 erinevat rahvusvahelist organisatsiooni ja siis nüüd, kus me viimati käisime Austraalias, et seal ikka eestlased on kõvad tegijad. Ammulaskmise maailma meistrivõistlused toimuvad üle aasta ning järgmine MM peetakse 2027. aastal Eestis, kui möödub 50 aastat Eesti esimesest ammulaskmise meistrivõistlusest aastal 1977. Kui palju aga peab treenima, et olla maailma number 1 ja seda kohe 22 korda? Kunagi, kui ma alustasin, siis ma tegin ikkagi päris hoolega, et teinekord isegi 2 korda päevas. Aga nüüd on jäänud nii-öelda vana baasi pealt lasen, et 2-3 korda nädalas. Kas selleks, et tulla maailmameistriks, see peab olema sündinud anne või on seda võimalik treenida? Küsime ka niimoodi, et 22 korda, siin peab ikka midagi olema. No ta meeldib see ala ja pakub naudingut ja see protsess, et iga nool lendab natuke erinevalt, siis on ilm on erinev, et kas päike või tuul või vihm. Et kõik on vaja nagu läbi mõelda, et ei saa lihtsalt lasta, vaid kogu aeg on vaja mõttega asja juures olla. Ja see pakub pinget ja kui ikkagi välja tuleb see, et igasuguste keeruliste oludega saab lasu 10-sse, siis ongi hästi. Kindlasti ei kavatse Merike veel niipea püssi põõsasse visata. Ma arvan, et mul ikka jagub veel. Et me käisime USA-s võistlustel, siis seal oli kõige vanem osavõtja 92 aastat vana naisterahvas, et lasi ka väga tublisti, et mul aega veel on. Loomulikult, kui juba ise siin koha peal olla, siis tuleb ka ammulaskmine ära proovida. No maailmameistri sõnul tuli esimese korra kohta päris hea tulemus.